Tere! Ma olen juba päris pikka aega rääkinud Schumacher kolledžist ja et tahaks seda Eestisse tuua, midagi sarnast siin Eestis luua. Aga nüüd mõtlen, et tegelikult peaks kogu selle asja ikkagi pikemalt lahti rääkima. Nii et hoiatan ette, et see video ei tule väga lühike, see ei ole 1 minuti video, see tuleb kas 10 minuti video või 15 minuti video, vaatame. Aga ma püüan seda minu jaoks väga olulist teemat ikkagi kokkuvõtvalt lahti rääkida ja samas säilitades seda asja põhiolemust ja sisu. Niisiis, et Schumacher kolledž. Ja mis üldse on üks selline võlurite ülikool heas mõttes või selline koht, selline kogemus, et kus inimene tunneb, et ta õpib midagi väga olulist ja et ta tõesti kuidagi nagu avardub ja laieneb selle õppimise käigus. Ja mis need komponendid siis võiksid olla, et kindlasti need on inimesed ehk siis eeskujud, inimesed, kes midagi sügavuti valdavad, midagi on avastanud, midagi oskavad ja oskavad seda ja tahavad seda ka edasi anda. Kindlasti keskkond, kus see õppimine toimub, et see mingil kujul ta ikkagi võiks olla inspireeriv. Ja kogukond ehk siis see inimgrupp, inimrühm, kes selles õppimises koos on, et see on, teame ju, et see on ka ülioluline. Ja enne kui me Schumacheri näidete juurde lähme, siis nagu mõningate asjadega on, et vaatad, et kusagil kaugel on midagi väga ägedat, mingi võlurite kool või võlurite ülikool või selline väga nagu heas mõttes ja ilma naljata sügavuti minev ja transformeeriv õppeasutus. Ja siis, et mis komponendid seal on, nagu ma rääkisin, ja siis äkki hakkad mõtlema, või hakkasin mina mõtlema, et tegelikult ma olen midagi sellist kogenud siin Eestis. Aga siis ma ei osanud sellele näppu peale panna ja mingisuguseid erilisi nimetusi sellele anda. Nimelt, mis see siis oli? Kui ma 90ndate alguses õppisin Tartu Ülikoolis bioloogiat, siis ma sattusin, või ilmselt oli ka tõmme, mitte päris juhuslikult ei sattunud, Kalevi Kulli ringkonda. Ja see tähendas ka automaatselt Laelatule, Virtsu lähedal, Laelatu bioloogiajaama, kus siis see elu suviti käis umbes niimoodi, et seal oli mingi hulk inimesi, 5 või 10 või ka rohkem. Ja siis need inimesed tegid seal botaanikatööd, tegid ühiselt süüa ja mis siis eriti meelde jääb võib-olla oli, et olidki sellised pikad õhtud Laelatu maja, eilse maja terrassil, kus joodi lõputult mitte alkoholi, vaid vesimünditeed ja räägiti ja laua ümber olid sellised inimesed nagu Kalevi Kull ja seal käis väga palju selliseid teadjaid, tarku, mingis suunas sügavustesse püüdlevaid inimesi ja mina ausalt öeldes ma eelkõige kuulasin ja see oligi minu roll. Käsnana siis püüdsin sisse imeda kogu seda fluidumit, seda tarkust, neid inimesi. Ja niimoodi oligi päevade kaupa, isegi nädalate kaupa ja mitu aastat järjest. Ja seal lähedal on ka siis Puhtu bioloogiajaam, mis on veel omaette auraga, kus siis elas ja töötas Jakob von Uexküll, aga siis, kes on biosümiootika rajaja
aga pärast teda siis mitmeid Eesti tippbiolooge. Nii et see on kõik nagu selline üks kompleks seal, see puhtu laelatu. Ja noh, mina isiklikult ütlen, et minu elu ja elu nägemist ja arusaamist kõik see mõjutas väga sügavalt ja kujundas mind. Mitte, et ma kõigest sellest tarkust oleksin aru saanud ja kõik see oleks mulle meelde jäänud, aga mingi selline sügavuse mõõde sealt ja selline keskendumise ja huvi ja sellise innu nagu selline dimensioon kindlasti tuli minu sisse, et ma nägin neid inimesi, kes niimoodi uurisid loodust, kes olid siis huvitatud, kes olid igat moodi väga huvitavad inimesed, et noh, et nii-öelda kogu see keskkond siis töötas. Ja siis, no vot, et siis see Schumacher, et kui nüüd niimoodi kiirelt üle käia see ajalugu, et siis 80ndate lõpus Inglismaal tehti terve hulk selliseid tipptasemel haridusuuendusena, kuigi see kõlab väga niimoodi kantseliitlikult, aga noh, ikkagi ütleme siis seda tüüpi konverents, kus mõeldi, et kuidas siis kõrgharidus ja kooliharidus ja kõik võiksid noh, kuidagi terviklikumaks, holistilisemaks muutuda ja mis see siis tähendab? See tähendab seda, et noh, et ikkagi, et nähakse inimest kui tervikut ja mis see tähendab? Et see tähendab, et inimene on nagu palju asju koos, et inimene on keha, emotsioonid, nii-öelda hing, vaim, mõtted, inspiratsioon, intuitsioon, tunded, noh, väga palju erinevaid sõnu on. Ja et mõnes mõttes õppimine toimub kõigil nendel tasanditel või võib toimuda. Ja et noh, et õppimist ei tasu noh, kitsendada siis ütleme ainult sellele noh, ratsionaalsele, mentaalsele tasandile, et noh, et no nii-öelda siis, et loeme õpikust midagi ja siis taasesitame selle mingil kujul, et see on loomulikult ja mulle noh, tegelikult selline akadeemilisus mingil kujul väga meeldib. Sellepärast ma tahan ka seda Schumacheri-laadset asutust siia Eestisse noh, luua siis, võiks nii öelda. Aga see ei ole ainus. Ja et kuidas seda siis võiks kirjeldada, et seda võiks kirjeldada nagu üleüldise sellise avardumisena, et see võib tähendada jah, mingeid kehalisi oskusi, see võib tähendada noh, tõesti, et läbi kehaliste tegevuste tekib mingi uus arusaam või taipamine, et noh, toon siia ühe näite, mis on Schumacheriga nagu väga otseselt seotud. Selle asja nimi on siis evolutsioonikõnd või süvaaja jalutuskäik, Deep Time Walk. Ja pärast räägin ka paar sõna sellest mehest, kes selle välja töötas, Stephen Harding oli tema nimi. Aga et siis see evolutsioonikõnd, mida ma muusse olen siinsamas Kadriorus ka korduvalt teinud kooliõpilastega ja teiste inimestega, et see on lihtne ja geniaalne. Et mis see tähendab siis? Ühesõnaga ideaalis see käib niimoodi, et noh, nii-öelda leitakse üks umbes 5-kilomeetrine rada ja hakatakse siis seda mööda minema. Aga siis lugu seal juures on see, et iga samm enam-vähem siis on umbes 1 miljon aastat maa ajaloost, ehk siis kui maa vanuseks arvatakse praegu umbes 4,6 miljardit aastat ja päikese vanuseks no võib-olla kusagil 5 miljardit aastat, et no vot siis me saamegi alustada sealt, kus päike tähena süttis ja siis tekkis juba maa ja mis siis kõik hakkas edasi saama. Ühesõnaga, et me jalutame ja siis keegi, noh näiteks mina või keegi teine juhendaja, siis räägib aeg-ajalt, et mis parajasti maa ajaloos toimub. Et need tekivad näiteks fotosünteesivad bakterid ja siis hingavad bakterid ja siis nad kolivad kokku elama ja tekib päris tuumne rakk ja see on nagu meie
meie sünnipäev mõnes mõttes ja nii edasi, et kuni siis enamus asju, millest me nagu räägime, et noh, ma ei tea, näiteks saurused või siis, või noh, rääkimata on ju lähiajaloost niimoodi suhteliselt, on ju, mingi viimast 10 000 aastat, et noh, see viimane 10 000 aastat, et see on siis põhimõtteliselt 1 sentimeeter, siis viimane sentimeeter, et me oleme käinud siis näiteks 5 kilomeetrit ja noh, selle peale on kulunud 1,5 tundi või 2 tundi isegi. Ja siis noh, nii-öelda kogu see ajalugu juhtub siis viimase sentimeetri jooksul, et noh, see annab ka hästi sellise kehalise kujutuse sellest, et kuidas see evolutsioon on toimunud ja noh, see on täiesti selline akadeemiliselt ka uuritud ja uuritav õppimise viis, et inglise keeles siis embodied learning, eesti keeles siis, ma ei tea, läbi keha õppimine või kehaline õppimine, et noh, ühe sellise tugeva näitena. Ja et see mees, Stephen Harding, kes siis kahjuks lahkus siit ilmast möödunud aasta septembris, oli doktorikraadiga bioloog ja mul oli õnn teda korraks kohata siis seal Schumacher kolledži kaminaruumis ja umbes 20 minutit temaga juttu rääkida. Et siis ma küsisin ka tema käest, et noh, et kuidas sa ikkagi nüüd teed selliseid asju, et sa oled doktorikraadiga bioloog ja et kuidas sa kasutad nagu selliseid õppemeetodeid. Noh, tal on seal veel mitmeid oli, et selline väga sellised tunnetuslikud, et noh, näiteks lihtsalt, et lamame maa peal ja tunnetame siis nii-öelda emakest maad ja samas väga selline täpne akadeemiline osa seal juures, et noh, näiteks evolutsioonist, et mis parasti toimus, on ju keemiliselt ja füüsikaliselt ja noh, nii edasi. Ja ta vastas mulle umbes, et aga ma lihtsalt teen niimoodi, et niimoodi on õige. Ja et ei olnud nagu üldse mitte mingisuguseid kahtlusi temas. Et ta oli kuidagi sügavalt tunnetanud, et sellised õpetamismeetodid töötavad ja ongi järelikult tema jaoks õiged. Ja no vot, see annab nagu teatud ettekujutuse ka sellest Schumacher kolledžist, sest tema, Stephen Harding, oli seal siis ökoloogia suunajuht ja noh, algusest peale minu teada, ehk siis 30 aastat. Ja noh, et veel aimu anda, et siis näiteks esimene õppejõud Schumacher kolledžis oli ei keegi muu kui James Lovelock, kes ei tea veel, kes oli James Lovelock, siis James Lovelock oli Gaia teooria rajaja või looja, kes sellega esimesena välja tuli 70. aastate alguses, kes elas seal samas lähedal muuseas Devonis. Ja et no vaat, et nüüd nagu jõuamegi sinna, et inspireerivad inimesed, siis noh, nagu väga laiad avarad õppemeetodid, siis inimrühm, kes seal koos õpib, tekib on ju selline õlatunne ja loomulikult saab asju arutada, ja et ollakse nagu päriselt koos mõnda aega, kas see on siis nädal või kuu või. Ja mis oli huvitav veel Schumacher kolledžis, et see kogukonna mõõde sinna nagu programmeeriti täiesti teadlikult sisse. Ja see tähendas ka seda, et õpilased ja õppejõud muuseas osalesid täiesti teadlikult ka söögi tegemises ja noh, igaüks võib ette kujutada, et noh, millised vestlused arenevad kusagil mingisuguseid porgandeid hakkides või midagi seal munepraadides, et noh, päriselt arenesidki, et noh, mitte lihtsalt ei räägitud on ju noh, nagu ilmast, vaid noh, seda aga võib-olla ka, aga et nagu räägitigi päris asjadest, sellepärast et noh, et need asjad ei olnud lahus, et see, mis toimub loengus, see, mis toimub seal köögis või söögisaalis, et see kõik on üks tervik.
ja noh, tegelikult tagasi tulles Laelatu juurde, et mulle tundub, et noh, et midagi sarnast toimus ilmselgelt ka seal. Nii et ma võin öelda, et mul on isiklik kogemus ja noh, kui keegi arvab, et see on kuidagi tavaline, siis mina arvan, et see tegelikult ei ole väga tavaline, et need on õnnega koos, et kes on noh, sellises õppekeskkonnas saanud õppida ja areneda. Ja no vot, et Schumacherist siis noh, siin paar sõna ka selle idee algatajast, kes on siiamaani tegev, Satish Kumar, kes on siis nagu äärmiselt märkimisväärne inimene, lihtsalt ühe väikse näitena, no mitte just väikse, et kes tegi ühe sõbraga siis 60ndatel aastatel palverännaku Indiast põhimõtteliselt Inglismaale ja sealt edasi ka Washingtoni ja eesmärk oli siis, et külastada kõikide tuumariikide pealinnu ja öelda siis, noh, neid oli 4, ehk siis Nõukogude Liit, Inglismaa, Prantsusmaa, USA vist jah. Ja et anda siis või öelda nende riigijuhtidele kas otse või kellegi kaudu, et kuulge, et noh, et see ei ole nagu hea mõte. Ja nad tegidki seda ja ilma ühegi pennita, ühegi sendita ja noh, täiesti selline noh, nagu uskumatu retk, mida nad tegid, et no vot selline mees näiteks, aga siis ta pärast jäi Inglismaale elama ja abielus seal ja siis oli pikka aega siiamaani Inglismaa juhtiva ja isegi nagu rahvusvahelist juhtiva sellise ökoloogiat ja kunsti ja vaimsust põimiva ajakirja Resurgence peatoimetaja. Ja noh, vot siis need haridusteemad olid ka niimoodi loomulikult ja siis kusagil 80. lõpus, 90. aasta paiku, et ta kirjutaski ühe väikese nii-öelda A4, mille sisuks oli, et võiks luua rohelise ülikooli, et mis seob siis nii tipptasemel teadust kui vaimsust. Ja oleks siis olemuselt selline terviklik ehk holistiline ja siis asjaolude kokkulangemise tõttu ja õige tähtede seisu tõttu siis aastal 1991 siis Schumacher College Dartingtonis Devoni kandis Lõuna-Inglismaal avatigi ja esimeseks õppejõuks, nagu ma ütlesin, oligi James Lovelock. Ja niimoodi ta siis läks ja põhi erialad, teemad olid siis seal, noh, oligi selline süvaökoloogia, ütleme, noh, näiteks Arne Näss, kellelegi ütleb see nimi, kes on süvaökoloogia rajaja, norrakas, kes on ka Eestis käinud. Ja siis selline holistiline teadus, disain, et noh, Gregory Bateson, noh, mitmed siis tipptegijad, kes seal ka olid õppejõududeks või külalisõppejõududeks läbi aja. Ja siis küllaltki varsti tuli ka hoopis teistsuguse nurga alt teema siis majandus. Ja see sai siis erinevaid nimesid, et kas siis taastav majandus, noh, regenerative economy või ka siis uued majandusmudelid ja sellised kogukondlikud majandusmudelid ja nii edasi ja nii edasi. Ja no vot selle teema siis vedajad, Jonathan Dawson, kes siis peaaegu vist 15 aastat seda tegi seal, ja Jay Tomp, kes nüüd oli viimased aastad, et noh, nemad tulevadki nüüd siis juuli alguses või 8. kuni 13. juulil Eestisse meie kutsel või minu kutsel, kui nüüd päris aus olla. Ja Kuressaares annavadki edasi nüüd kogu seda Schumacheri vaimu. Aga seal oli veel erialasid, mis olid seotud kunstiga, siis üldse näiteks
teadusega, et noh, näiteks väga huvitav teema on see, et teadust saab teha ka väga erineval moel ja noh, kuulus poeet Johann Wolfgang von Goethe oli samas ka väga põhjalik ja vähemalt mingis ajas tunnustatud teadlane nii botaanikas kui ka tal oli oma valgusteooria ja nii edasi, ja põhimõtteliselt ta kirjeldas seda, kuidas tema teeb teadust ja selle asja nimi ongi siis nii-öelda Goethelik teadus. Ja et see on küllaltki teistsugune, et see sisaldab mingisuguse siis objekti, näiteks võtame mingisuguse, näiteks tammetõru on alati hea näide. Et tammetõru, et siis me vaatleme seda, me joonistame seda, siis me püüame kuidagi ette kujutada, et kuidas tema areng toimub, kuidas ta kasvab suureks puuks ja siis tulevad uued tõrud ja kuidas see ringkäik käib ja et see on küllaltki teistsugune lähenemine, et ei võeta nii-öelda seda tõru kohe tükkideks ja siis ei proovita siis nende tükkide järgi kuidagi hakata siis nagu aimama, et mis asi see tõru on, vaid vot siin ongi see terviklikkus, holistilisus. Ja et selliseid erinevaid aineid oli ja siis mis oli ka väga oluline, et siis mõned need ained said magistri õppekavadeks, nagu näiteks holistiline teadus, ökodisain, taastav majandus ja siis seal lähedal asuv Inglismaa lõunarannikul Plymouthy ülikool, et see akrediteeris need õppekavad, ehk siis need olid täiesti ametlikud magistri õppekavad. Ja niimoodi ta toimis 30 aastat, natuke rohkem ja et need vilistlased nagu järjest on rääkinud ja see ei ole lihtsalt selline suusoojaks, vaid et kuivõrd transformeeriv see kogemus tegelikult oli või ka kujundav või nagu mingit alust panev uut suunda andev kogemus nende jaoks ja just tuuakse välja need samad aspektid, ehk siis inspireerivad inimesed, kogu see õppe, see keskkond, näiteks veel ühe olulise detailina või mitte isegi detailina, et seal Schumacheris oli siis selline ideaalilähedane nagu raamatukogu ruum, et kõrge ja tohutult kõrgustesse ulatuvate riiulitega ja ütleme nii nagu kusagil filmis või nagu, ma ei tea, kusagil Harry Potteris. Ja kõik see nagu tekitaski sellise erilise nagu meeleolu ja keskkonna, et kus õppimine saabki kuidagi väga mõnusal ja loomulikul moel toimuda ja et sa nagu tahadki õppida, sa tahad seal raamatukogus olla, vaadata, mis raamatud seal on. Ja siis niimoodi ta toimis, aga iga asi saab mingi hetk ümber, et seal olid omad põhjused. Roho üks nendest, aga mitte ainult. Aga nüüd ongi siis tekkinud selline olukord, et siis see Schumacher College nüüd ametlikult kinni pandud, aga need õppejõud ja mõned vilistlased ja muud inimesed on moodustanud siis sellise kollektiivi, mille nimi on Schumacher Wild, ehk siis nii-öelda Schumacher läheb metsikuks, läheb nii-öelda omi teid pidi edasi ja nüüd ongi siis erinevaid Schumacherist inspireeritud koolitusi toimumas mitmel pool maailmas ja üks nendest ongi siis nüüd Eestis Saaremaal Kuressaares, nagu ma ütlesin, juulikuus. Ja siis järgmisel aastal tulevad need erinevate partnerite esindajad, inimesed tõenäoliselt kas siis Inglismaale või kusagile mujale kokku ja mõeldakse, et kuidas siis kogu seda Schumacherit nagu edasi arendada. Nii et siis veel kord püüan kokku võtta, et see ongi nüüd see Schumacher College'i selline maagia
mis siis kummalisel kombel hakkas mulle hoopis meelde tuletama minu enda suvesid Laelatul ja Puhtus Virtsu lähedal. Ja ma endiselt arvan, rõhutan üle, kordan üle, et selline õppevorm, kus siis on ju inimesed, kellelt on midagi õppida, ja kus on teised inimesed, kes tahavad õppida ja mitte siis ainult ei tegeleta ainult õppimisega, vaid et reaalselt siis mingi periood elatakse koos ja puututakse kokku erinevates eluvaldkondades, et vot mina tõesti olen kandnud endas seda mõtet või visiooni või unistust, et midagi sellist ikkagi võiks reaalselt Eestis olla ja et ma mitte ainult kandnud ei ole, vaid olen siis ka samme astunud ja et see on üks asi, millesse ma kindlasti soovin ja juba panustan ja panen oma energiat, et selline koht või selline jah, selline maagiline keskkond koos inimeste ja kõige muuga tekiks. Nii et kutsun siinkohal üles ka sellele, et kui nüüd kogu see Schumacheri Eesti variandi loomise teema sind kõnetab ja tahad kaasa lüüa ja koos luua ja unistada, siis võta ühendust, et mis ma muud oskan öelda, et võta ühendust ja siis loome siis koos seda asja. Et ega siin kaotada pole midagi, ainult võita. No nii, 27 minutit on läinud, ei ole 1 minuti video, nagu ma hoiatasin, aga see jutt oli oluline ära rääkida ja nüüd ma ütlen siia lõppu veel, et kui sa selle kõik ära kuulasid, siis aplaus ja sa võid mulle märku anda, et äkki ma isegi annan sulle mingisuguse auhinna, et huvitavam oleks, aga aitäh!